Nii, head Rattalõvi kuulajad, oleme jõudnud 10. episoodini. Võtame siis selle aasta siin kokku. Martin Laas oli meil siin Philly Joe's just ennem publikut lõbustamas koos Mihkel Reemega. Rääkisid lugusid oma sõitudest ja võitudest. Ning nüüd siis oleme esmakordselt live salvestusega. Meil on siin publik, et varem meil salvestuse publikut ei ole olnud rohkem kui Toomas Oljum kuskil kaardina taga, siis seekord on meil siin rohkem rahvast, kes pealt kuulab ja saab ka sekkuda, kui soovi on. Ja eelmises episoodis Alo Jakin ütles, et Eestis võiks olla rohkem noortetuure. Siis täna me sellele keskendumegi. 51. Tartu noorte velotuur toimub järgmisel aastal. Velotuuri korraldab antud hetkel siis direktorina Andri Lebedev, aga meil on siin kohal Vello Ainsalu, kes on selle tuuri esimene korraldaja, algataja. Siis meil on siin stuudios Toomas Kirsipuu, endine pedaal, ma usun, et on sellega nõus. Ja Martin Aun, samuti endine pedaal ja kahekordne selle noortetuuri võitja, siis kui ta veel kandis isegi teist nime, mitte Tartu noorte velotuur, aga sellest kohe kõigest lähemalt. Veel mainin siia ära, et teeme juttu ka Rein Pruulist ja taustaks, sest järgmine aasta 51. Tartu noorte velotuur ei ole mitte ainult Janek Kermeli mälestusvõistlus, vaid ka tema siis treeneri Rein Pruuli mälestusvõistlus. Aga hakkame alguses pihta ja ma andsin teile tiitlid, mehed, aga kuidas te ise ennast tituleeriks? Et Martin, kuidas sa ennast tänapäeval tituleeriksid, kes sa oled? Harrastaja, spordinautija ja erinevate aladega puutun kokku ja spordiharrastaja Martin on meil siis tuules. Ja. Toomas, kuidas sina ennast tituleeriks? Ilmselt samasse auku, aga põhimõtteliselt ikkagi ma olen jäänud pedaaliks. Jäänud pedaaliks, jah. Ja Vello, kuidas sina ennast tituleeriks antud hetkel? Mina olen pensionär. Ja eks ma jälgin ikka protokolle, mis maailmas tehakse ja Eesti võistlusi ja jalgratturite tegemiseni ja ratturite. Proovi palun, Vello, natukene mikrile lähedamalt. Aga Vello tõi kodunud kaasa meil siin, ma korra liigutan, et võtan selle klaasi siit, et Vello tõi kodunud ühe meene kaasa. Andsin ülesandega Martinile kodunud kaasa võtta, aga sul jäi kodutöö tegemata. Mis sul maha jäi? Ja see pööningul tõesti ei suutnud sinna ronida praegu veel, aga küll siis see tuuriks kohale tuled sinna järgmine aasta, et kuskil ühesõnaga liigub ringi Tour de Insebergi rändkarikas, mis just, võiks olla sul kuskil pööningul olla. Ja, see karikas on täitsa alles ja see on selline tore lapsepõlve mälestus meie MSK aegadest. See on ju, rattasport on ju meeskonnala. Ja mul õnnestus need 2 viimast tuuri ära võita ja Insebergi tuuri sellega kahjuks lõppes. Nii et selle tõttu jäigi see karikas nagu minu kätte. See karikas oli täitsa huvitavalt koostatud või tehtud. Omal ajal ma ei tea, kes see selle välja mõtles, igastest seal oli Aavo Pikkusi medal kuskilt sotsriikidest võidetud ja siis oli see tore postament sinna alla tehtud ja sifferplaat, kus siis oli kõik võitjad graveeritud peale. Et Vello, sina tõid siis ägeda logoga Tour de Insebergi Eesti siis klaasi meile siia. Saad täpsemalt rääkida neid lugusid, kes siis neid disaini seal tegi ja kuidas see algus sai see Insebergi tuur? No ma arvan, et Anno Lepp oli selle kõige autor. Tema oli fanaatik täitsa. Ja tema oli üks põhiline tuuri hing selles mõttes. Aga tuur sai alguse nii, et mina tulin 73 sügisel, tõenäoliselt kutsuti mind treeneriks ja siis võtsin noored mehed, oled poisid kokku ja leidsin, et meil ei ole noorte velotuure ja siis otsustasin teha noorte velotuuri Tartus kõigepealt. Aga me olime seal, Enn Punnek oli treener ja Leppan oli mehaanik. Ja Enn Punnek ütles, et aga teeme ta Insebergis, et seal on huvitavad teed, kruusateed kõik ja mul on kõik tuttavad seal. See oli Dünamo spordibaas
mina olin ennem tööreservide mees, et ma ei olnud seal ennem käinud. Et teeme seal, et mul on seal kõik tuttavad ja küll me sealt raha saame juurde ja nii, me tegime nagu oma kulukirjadega. No siis läksime Insebergiga, läksime siis kommunisti sovhoosi direktori juurde, enne ütles, lähme sinna, et sealt saab raha, seal ei antud. Ja siis keegi soovitas, et minge Hellenurme kolhoosi. Seal on ülenõukogu saadik on seal kolhoosi esimees ja järsku saate sealt raha. Aga siis me mõtlesime juba tagavara väljapääsu välja, et läheme pakume tööd, küsime tööd, kui ei ole. No siis me läksime, leppisime postiga kokku, läksime sinna, siis öeldi, et ei saa teha, raha ei saa, sellepärast, et Valga rajooni suve Spartakaat tuleb. Me küsime, kas tööd on? Mõtles, on küll, kapsad kõplame. Ja siis me leppisime postiga kokku terve, kes meil laagris olid, läksime sinna kuskil 2 nädalat. Hommikul kell 9 läksime tööle, kella 2-ni, ratastega läksime sinna, ratastega tagasi ja õhtul läksime siis veel trenni. Ja ühesõnaga... Postiga leppisime kokku, rahad paneme kõik sinna ühiskassasse ja nii leidsime rahad ja hakkasime tegema seda asja. Mis see eelarve umbes oli, on sul meeles rubades või palju oli võimalik kapsa kõplamisega omal ajal pappi kokku ajada? Poisid natuke taskuraha ka veel. Ei mäleta seda, aga tookord oli meil natuke lihtsam, sest julgestust nii-öelda miilits oli tasuta, kiirabi oli tasuta, kohtunikud tulid tasuta, leidsimegi sealt tuttavad, kes tulid oma kellel olid autod, kes aitasid siis teenedada, vaevalt, et me taksod jõudsime tellida siis. Aga raha kulus siis kõik ostsime särgid. Mina võtsin nagu nitti, ma olen ise sõitnud 4 aastat Poola velotuuri, selle pealt võtsin nagu eeskuju, liidrisärk, aktiivsem särk, Mägede kuningas, liidri, meeskonnalindid, ostsime kõik materjalid ja Anno oli kõik, kes need asjad tegi, kõik joonistas valmis rahvaretid ja kõik käsitsi tegi. Minu meelest Anno tegi need siiditrükis, tõmbas ise need kõik sildid ja kirjad peale särkidele. Jaa, see oli pärast, aga algus tegi kõik lihtsalt lõikas paberi peale rahvaretti ja välja ja topsutas niiviisi peale kõik. Siis autode peale sildid Tour de Inseberg, nimetus tuligi sellest, et see oli Insebergi talu, kus see baas oli ja kuna prantsuse keel on UCI ametlik keel oli tookord, siis tuli Tour de Inseberg. Põhimõtteliselt otsene koopia Tour de France'ist. Jah, noh. Aga melu oli natukene rohkem, nagu ma aru saan, et treeneritel oli seal oma programm, ma usun ka, et seal ju oli vaja neid treenerid meeltada, et järgmine aasta jälle tagasi tuleks, et milline see programm välja nägi? Ainult sportlaste olnud, see oli ka treeneritel oli. No, treenerite korraldasime kohe, oli jaanipäeval alati puhkepäev. Jaanilaupäeva õhtul oli siis jaaniõhtu. Sportlased tegid oma lõkketule seal Insebergis, seal edid sauna vahel ja selle peale peeti veesõda. Meie läksime siis treeneritega järveäärte, mehe järveäärte, korraldasime seal oma peo. Noh, mina 76 ma läksin ära treeneri töö pealt, eks ole, ja siis hakkas Punnek ja Leppanno hakkasid 8 aasta käima. Lõpus oli isegi niimoodi, et olid Insebergi õlled, jaanipäevaks oli Insebergi viinad isegi olemas, kõik siltidega Tour de Inseberg. Kõik oli korraldatud hästi. Kas sportlased ka kõrvalt seda tajusid? Toomas ja Martin, te kindlasti mõlevad võistlesite seal 80-ndatel, ei 70-ndate lõpus seal, et kas panite ka tähele seda? No peab tunnistama, et organisaatorid tegid oma asju nii peenelt, et sportlastele see mitte mingil moel silma ei jäänud. Aga mis on meelde jäänud, et see nagu väga vingel tasemel korraldatud võistlus oli, et iga Insebergi tuuril olid need sellised klaasid, neid oli jagati küll auhinnaks ja mälestuseks ja kahjuks kõik on kodust ära kadunud, aga mingisugune hetkel oli nagu need Tour de Insebergi klaase oli ka tol ajal kõva sõna ju. Martin, sa võitsid 2 korda selle ära lausa, et kas noorena rattasporti tulles või alustades, kas see oli ka üks tuur, mis nagu motiveeris edasi treenima või et see oli üks eesmärkidest hooaja alguses ka tollel hetkel või palju sul sellest meeles on, et kui kõva see Tour de Inseberg oli ühele noorele ratturile? No see oli kõigi noorte unistus sellest tuurist osaleda ja meil oli ka hea seltskond seal meil rajooni spordikoolis, nii et meil mingi aeg oli isegi 2 võistkonda tuuril. Nii et me pidasime seda
ülilahedaks seikluseks, seda enam, see oli veel vahetult enne jaanipäeva ja see jaanipäeva seiklused, aga meie tuld ei teinud. Me läksime konkreetselt ikka tulele ise lähemale Pühajärve äärde, nii et meil seda nagu öörahu küll seal ei olnud, meil oli ikka öine etapp ka ikka peale seda tuuri etappi, nii et meil oli nagu väga vabad käed. Noortel energiat oli. Oli, aga meil oli head tulemused ka, hoidsime kokku ja tõime oma ära. Pikk maa Insebergis sinna Pühajärve jaanitulele on, et seda läbi siis ratastega ma oletan või pandi lausa jala? Ei, meil oli ju, no vaata, see tore personal, kes meid teenindas, mehaanik ja treener, no neil oli juba jaanipäev hakkas väga ruttu pihta ja nad väsisid ära, siis me võtsime selle Villise ja läksime Villisega Pühaka. Et meil oli kõik käpas nii, et pärast ma nägin küll, see pruulil oli ikka tegemist meiega. Tahtis meid, mingisugused, ühesõnaga taheti meile mingi karistus lausa luua seal, aga ei läinud läbi. Me ei jääd vahele, sest auto oli õigel ajal õiges kohas jälle ja... No nii nagu vanad ees, nii noored järgi tuleb välja, on ju. No kõige kindlam on koos kuritegu sooritada. Ei, me ei teinud hullakust üldse. Kindla peale minek. Kindla peale veel. See oli see Villis, vaata, kus see present, vaata seal. Ööseks visati present peale, ega keegi näinud palju meid seal sees oli. Aga rääkides juba siin Villistest ja autodest, et kuidas tol ajal selle tuuri korraldamine oli, et ma kuulsin, et tänapäeval siin tuleb minna näiteks autosponsori juurde, saada masinapark, et kohtunikud rajale saata, siis tollel ajal telliti taksokohtunikele, nagu ma olen kuulnud, aga kuidas Insebergi tuuril siis käis? No meil sellist raha ei olnud, et taksot tellida. Ma arvan, et siin Ruusvillil oli Moskvits ja tema oli peakohtunik. Meil siis tema kutsus kohtunik kokku ja see kellelgi oli veel need nagu oma tuttavate autodega ajasime selle kõik asja ära, eks ole. Me organiseerisime, et auhinnad oleks ja korraldus oleks korras ja mina käisin iga hommikul tegin tammepärja. Iga võitja sai tammepärja kaela. Auhinnad olid iga etapp sai esimesed 6, näiteks etapi võitja sai õnge. Niisugust, eks ole, väikest, et nii palju kui raha oli. Ja kokkuvõttes sai 12 meest auhinnad. Esimesed 6 seal sai esemelised ja siis viimased said loteriipiletid, eks ole, seal 30 kopikad maksis. Palju osalejaid oli, on meeles? Meeles ei ole, aga päris palju oli. Karavan oli päris pikk autos. Lätlasi oli 2, oli Valmera ja Smiltene. Esimese tuuri võitiski Akmetins, see on Läti treeneri, Smiltene treeneri poeg oli võitist. Ja siis hiljem tulid Simferoopolist, sinna ma tean, tulid võistlejad Ukrainast. Lätist oli rohkem meeskondi sinna tunduvalt peale. Võistlus oli päris palju kohe. Ta oli päris populaarne tuur oli. Aga mis Insebergi tuuri tegelikult eraldas muudest, et seal oli selline nagu tänapäeva Paris-Roubaix, Vestrade, Bianche, et pooled etapid olid ju kruusa peal ju. Arulased, kurvid, kõik arulased. Ega nad meie pealt snitti võtsidki seal Itaalias ja Prantsusmaal. Kuidas need tolla ja kummi vastu pidasid? Ei olekski nad jõudnud nii kaugele. Sa võitsid Martini puhtalt tänu sellele, et sul kummid puru läinud siis? Meil oli hea meeskond. Ei võitnud, puhtalt maffiaga panid ära mulle. Ei, meil oli hea tiimitöö. Tom just mõni hetk tagasi... Rebisid just enne siin, rebisid haavad lahti, mida ma juba ära unustanud. Ei, 79 esimene kord, kui ma ära võitsin, sa ütlesid, et mingite eraldi stardist rääkisid. Jah, meil oli selline diil, me olime Martiniga enam-vähem pluss-miinus ja vist lõpus üks etapp jäi peale eraldi starti ja siis me olime nagu enam-vähem nagu võrdsed kogu aeg. Sa startisid minu selle taga. Ja siis me leppisime kokku niimoodi, et kes eraldi pähe vaneb, et siis me viimased etapid 11 ei koti enam. Ja siis juhtusin, et Martin ikka kuldjalg tugevam must pani pähe. Aga viimane aasta siis, kui see Insebergi tuur oli, juhtus nii, et... Ära räägi sellest. Oligi nii, et me ümber Pühajärve me pidime sõitma seal ikka päris mitu ringi, et kõik nägid, kus see finišijoon on, eks ole. Kui sealt Pühajärvest üles Otepääle jõuad ja me ette nägelikult... No juti on joonistatud põhimõtteliselt. Ehk siis preemiasekundid olid ikka etapil ja me lasime Tammesalu Arvi minema, see oli ligi 10 minutit sõitis eest ära ja siis tuli see Vilissi juttu ja joon oli vahetult enne Sebrat.
maha joonistatud valge, No no ei ikka olnud, lai joon oli ikka noh. No ja muidugi seal oli mina esimene, aga Tom finišeeris peale Sebrat, leidis, et seal oli joon ja siis kohtunikud otsustasid mingi 5-2 häältega, kusjuures lõviosa kohtunikke olid Tartust. Ja juhtus nii, et nemad pidasid. Martin võitis. Mina võtsin, midagi teha ei olnud. No ma usun, Vello, et kui sina korraldasid esimese Insebergi tuuri, siis sellist jama küll ei olnud, et kohtunikud ei teadnud, kus see joon on või juhtus see nüüd tõesti, et jaanipäev seal vahepeal muutus liiga lõbusaks kõigi jaoks. Ei no sul oli võimalik ju anda proteste, ma arvan, treeneritel. Ei no me mõtlesin ikka nii läbi, et kõik asjad käisid nagu kella värk oli. Tõesti, et kui ma kutsusin kohale, läksin kuskil nädal aega enne, läksin Ruus Villi oli kohtunikkogu esimees, läksin sinna, et Villi, et tule, võta kohtunik ja tule kohtunikust. Kus ma tulen, siin tuleb kõik ette valmistada, see ei lähe lihtsalt. Tule kohale see kell. Ja siis, kui tuur läbi oli, siis pärast lehes kirjutati, et nii ilusat, nii korralikult pole ühtegi tuuri veel korraldanudki Eestist. Meil oli ikka nii täpselt paika pandud kõik. No mina nagu meeskonnaga ei tegelenudki, ma tegelesingi oma poistiga, ma tegelesingi ainult selle asjaga, tuuriga. Need etapid olid väga huvitavad, ma räägin just Üles-Sallemäest ja kruusateed ja asfaltteed ja. Mitu käiku tollal rattal üldse oli, valgustage natuke. 5 oli taga ja 2 ees. 2 ees. Ja ülekanded olid vabad siis ratastel? Siis oli vabad. Ma ei tea, kas teie aeg oli, aga algus oli küll. Minu jungad ajal oli piiratud ikka. Oli või? Oli kindlasti 50. Jaa, eraldi stardis ma mäletan jah, et see võeti su ratas käest ära ja veeti punktist A punkti B tagurpidi, et kuidas on need ülekanded. Aga algus ei olnud piiratud, algus oli vaba kõik. Okei, ja me räägime siin praegu mingist sellisest 6-aastasest älbast umbes, sa võitsid vist Martin 6. ja 7. või 5. ja 6. tuuri ära. Umbes ja Vello korraldas seda kõige esimest siis seal. Et umbes sellise aja välbaga. No jah, et see raha kokkuajamine ja välismaa tiimide kutsumine on ka praegu teema, et kui Vello sa rääkisid, välismaa tiimid tulid osalema, siis praeguse Tartu noorte tuuri üks võti on ka see, et tahaks välismaa tiime sõitma saada siia, et Andri Leebidega olen pikalt rääkinud ja tema kõige suurem mure ongi, et selleks on eelarvet vaja, sest need välismaa klubid naljalt siia suunda ei tule, kõik tahavad põgeneda Belgia suunas või Taani suunas ja selleks, et need välismaa klubid siia kohalikule võistlusele tuua, siis peab neile ikkagi majutuse toitlustuse tagama koha peal, mis võtab olulise osa eelarvest ja siin me võimegi teha tubli aplausi siis iseendale kõigile, kes täna meil siia, ütleme, virtuaalsesse Philly Joe studiosse on tulnud. Sest need piletid, mis me siia müüsime, siis kogusime 1000 €, mis läheb siis järgmise aasta Tartu noorte velotuuri korraldusfondi ja Andril on kindlasti eesmärk, ma tean, neid koondiseid siia tuua. Et kui palju täpselt neid välismaa tiime teie ajal, Martin ja Toomas, olid, mäletate, palju teil seda väliskonkurentsi oli teie aastatel, kui Vello ütles, et esimesel aastal siin tulid kindlasti Lätist kohale 2, siis kujutan ette, et vahepeal võis päris populaarseks üritus minna. No meie ajal ikka me võistlesime Martiniga oma vahel ega ei, ka teisi oli ka ikka, vähemalt 100 matši oli, poissi oli stardis. Nii lihtsalt ka ei olnud. Lätist oli mitu ja mina käisin nende tuuridel, ma olin Siguli teinud siis tööl ja siis ma käisin aitamas seal ja vaatamas seda, kui mul vabad päevad olid need aastatel. Et seal oli ikka, Ukrainast oli siis ühenaga Krimmist oli üks meeskond kindlasti ja Lätist oli ikka rohkem, seal oli Riiast ja igalt poolt, kust tulid juba sinna. No tollal Lätist oli 2 kutti, kes meile konkurentsi suutsid pakkuda. Nimes üks oli Serdjukov ja teise nime ma ei mäleta, kes olid, aga üldiselt me saime vähemalt siia kõvemaid vendasid ei jõudnud. No esimese Insebergi tuuri võttis ka lätlane ju. Ja sul on Exceli tabel olemas ju. On olemas täitsa. 2 tundi ootasin. Saame välja otsida täpselt. Aga see Inseberg siis kestis täpselt nii kaua, kui see treeningkeskus seal oli või see hoone seal oli. Et Vello, mis lugu sellega täpselt seal oli? Insebergi see spordibaas põles maha. Ma ei mäleta, mis aastal täpselt oli, aga läks ta nii põlema, et Toomas Puusepp
tuli sinna, tuli mingisugune koorem seal peal, buss oli tookord ja parkis selle auto, uks oli tagant lukku ei käinud ja parkis selle auto tagumikuga vastu maja seina. Ja ta rääkis pärast ise, et suveöö oli, ärkas öösel kella 4 paik kuskil üles ja tunneb, et mingi ärevus on sees, midagi, tunneb midagi. Ütleb, ma ei tea, mis pärast. Tulin sealt, panin riidesse, tulin õue ja vaatan, et buss põleb ja tuli läheb, mida ise pegi seda maja seina üles. Siis ta läks sinna kolooži töökojad olid, läks ruttu või oli lauta kuskil, seal mingi valve oli, selle telefon helistas, kuna tuletõrjed oli selle poole, kõik oli juba tules üleni. Ja tegemist oli bussirikkega, nagu ma aru saan, jah? Jah, tal pärast tehti kindlaks, et su bussil oli kõrvalistme all oli aku ja istme spiraalvedrud niisugust väikest olid. See vedru oli, üks oli purule, kes teab kuna juba ja see vedru siis kunagi aega pidi vajus pluss klemmi peale. Ja läks kõik see Inseberg ja buss ja Inseberg. No, võt selline mõnes mõttes kahju selline lugu ja sealt alates siis ta Tartu noortetuuriks vist üle sai nimetatud. Jah, tõesti ta tuli Tartusse, seal pandi Tartu noortetuur juba läks nimeks. Ja kruusa teed kadusid ära. Jah. Kui oluline osa nendel kruusateedel seal võidusõidu sees oli, et tolle aja kummid, kui vastupidavad nad olid seal? 30-sed kummid olid meil spetsiaalselt bändi alla. Ja mingit probleemi ei olnud? Ei olnud, nagu padja peal sõitsid. No tookord olid juba natuke need kummid olid paremad, siis kui mina sõitsin, siis kutsuti neid kumme, kui nad tulid sellised, algust tulid kummid olid alt niidiga õmbeldi kinni, selle põhjavael oli. Aga ma ise sõitsin, tulid need uued kummid voronest, tulid need kutsuti samloppideks, ühesõnaga vene keest tõlksid ise lõhkevad. Siis need läksid ise lõhke, aga juba see aeg olid juba paremad, eks ole. Nii puru ei läinud. No, eks need ikka ruulisid seal tuuril, kes oskasid ka krossi sõita. See oli ikka omaette oopera seal kivide peal sõita või kruusatee peal, et see pidi ikka tehniliselt väga hea olema. Et sul võis olla seda jõudu seal kuskil mäe peal, aga kui sa seal ei osanud selle ratta peal istuda, siis ratas lihtsalt käis ringi ja sellised krossivennad olid seal ikka. Aga topeltkumme nagu krossid sinna õmmeldi mingeid selliseid asju seal maanti peal ikkagi ei kasutatud? Seal küll. Okay, no arvestate, et nüüd noorte sõit oli ka, et ikka nagu 60 kilosed, ma arvan, tol ajal veel. No jah, et siis on peab natuke parem vasta. Ma mäletan, kuskil need kummid 90. aastal Nõukogude Liidu velotuuri peal läks terve tuuri peal kuskil meil 100 kummi. Ühel etapil oli vist 27 kummi, mäletan. Insebergil saite siis võrreld sellega ikka puhaste paberitega, nagu aru saan. Suhteliselt. Aga kukkumisi oli küll. Aga üks kiirabi oli vist seal ainult tollel ajal, ei olnud mingit kohustuslikku Minu arust oli siis üks, eks ole, et nagu ei olnud kohustust rohkem. Ja kuidas siis nende kukkumistega toimetati, see kiirabi jäi seisma, siis võistlus katkestati või läks ei, sedasi? Võistlust ei katkestatud kunagi, mina küll ei mäleta. Ma ei mäleta, et vähemalt esimesel tuuril oleks kiirabi vaja läinud. Okay. No siis olid mehed ka rauast, on ju? Või noh? No sõitsid kõik sügiskrosse, need valitsesid ratast nii hästi, et seal ei olnud küsimus. See oli hea kool, see tuur ka poistel. Tehti parankad, paisteti püksi puusa peale ja sõit läks edasi. Nagu muu seas. Mingit probleemi ei olnud, selle taha küll asi ei jäänud. Nagu enne me siis mainisin, et järgmisest aastast on Rein Pruuli mälestustuur. Rein siis oli Toomas ka sinu treener ja Vello sul võib nimetada töökaaslaseks mõnda aega ja treeningpartner kunagi, et võtame mõne lausega kokku, milline Rein oli treeningpartnerina Vello sulle koos, kunagi saite siin ka Nõukogude Liidus ringi käidud ja rattas sõitnud. Me olime Reinuga südamesõbrad. Tööreservidel, mina olin tööreservides, meil oli siis saalitunnid olid kutsekoolis, meil oli suur saal, kus saime õhtuti palli mängimas käia. Aga Dünamol seda võimalust ei olnud, siis Hendrik Arnaup ja Pruulirein käisid kogu aeg meiega seal trennis niimoodi. Ja siis me olime südamesõbrad, me olime kogu aeg koos. Ja hiljem, kui sõitsime ka, me sõitsime Poola tuuri mitu aastat koos ja me väga hästi saime läbi. Ja hiljem olite ka töökaaslased? Kui nii võib nimetada? Jah, kuidas öelda, natuke olin, mina hakkasin 81, kui tulid, saime täied rahad taha, nii et meil oli aastaring ettevalmistus juunioritel, siis mina hakkasin juuniorite ja noortega tegelema
ja Rein läks siis Kirsipuu juurde nagu appi, ühesõnaga meestega treeneriks, eks ole. Noh, me laagrites väga tihti olime koos ja niimoodi, eks ole. Et kuidas Toomas Rein treenerina oli, et sa oled ka Reinu treeneri kätt saanud tunda? Rein oli päris pikka aega tegelikult minu treenerid, just kui juunioride klassis oli Vello päris pikka aega ja olin Velloga koos ja aga ütleme 80-ndatel 70 kuni 79 vähemalt ülte kooliga. Jah, aga ütleme 80-ndad ma olin ka hästi palju Reinuga koos, aga treenerina oli vaikne mees, aga väga konkreetne. No too mõni hea näide konkreetsusest. Too mingi kergem küsimus, aga väga palju vaielda ei olnud mõtet temaga. See oli väga selge, ega selles mõttes, et ta nagu ei rääkinud väga palju. Üldiselt nii nagu ta ütles, reeglina nii pidi ka tulema. Isegi mina mäletan Reinu sai noorena rattatrenni mindud Jõgevale ja siis tol hetkel oli Tähtvere klubi konkureerivaks klubiks võistlustel ja siis kõrvalt vaadates tundus Rein nii konkreetne, et isegi piisanud pilgust, vaid ühest sõnast kuskilt nuka tagant ja sellega oli kõik öeldud või Martin, kuidas sina kõrvalt vaatajana? Ei, mul tuleb üks teine lugu Pruuliga meelde, see oli aasta 82 kevadel Adleris, kuna siin Martin ja just rääkis nendest söökidest ja jookidest ja mida iganes, mida tehti. Seal juhtus ka selline lugu, et samal ajal laagerdasid ka Eesti 10 võistlased ja kergejõustiklased samas hotellis ja need võtsid mul ööbist kinni ja viisid õue restorani. Tüdrukud ilmselt? Ei, see oli kadunud Aivar Ojastu ja kadunud Valter Külvelt. Need olid minust ikka mitu korda pikemad ja laiemad ja hakkasime siis õhtusse jooma ja veini natukene sinna tänna, siis Salme küla oli seal samas lähedal ja see toodi veini ja ma ei tea, kuidas see asi lõppes, igastahes hommikul ma mäletan oli nii, et Pruuli võttis mul 4 silma all enne hommikusööki rajalt maha ja ütles nii, et kui ma veel ükskord sellist asja näen, siis ära unusta see rattasõit ära. Ehk siis ma ütlesin, mis siis juhtus? No see veel puudusest, et midagi oleks juhtunud, et sa olid ju Valteri nagu vaibana õla peal ja siit tassiti hotelli ja nii need asjad ei käi siin Eesti koolises. Aga see oli hea õpekas, et ega rohkem ma vahele ei jäänud. No, eks selle peale see mäng sul vist käinud ongi, et vahele ei või jääda. Ei, no kõike võib teha, aga vahele ei või jääda, aga vaata siis ma ei teadnud ise ka, kus ma olen. Ausõna, see niitis nii ära, kui me tulime sealt restoranist mere äärest värske õhu kätte, siis ma rohkem ei mäleta, mis siis juhtus. Tõesti, siis Pruuli rääkis hommikul, aga ta ei pannud kella külge seda. Ta ütles, et ainult üks kord veel ja siis on kõik. Kas see oli jaanuarikuus või? Ma ei tea, mis kuu, igastahes ikka pikkades sõitsime treenis, lühikesi meil ei olnud, siis veel nii soe ei olnud. Vello, nagu sa ütlesid, sa olid Reinuga kunagi nagu sukk ja saabas, siis kindlasti olite ka ise kunagi noorid ja tegite vigurtükke, et tuleb sealt repertuaarist midagi praegult meelde, et hiljem treenerina tundus, et Rein oli päris selline agar treener ja kutsus noored korrale, aga kuidas ta ise noorena oli? Ega me päris lollusikeid tookord ei teinud küll. Natuke pidasime ennast suhteliselt hästi üleval. Selles mõttes küll, jah. Aga ma ei oska öelda, et me midagi niisugust halba oleks teinud. Okay. See oli siuke hästi rahulik ja vuntsid sinu generatsioon tuleb välja, Martin oli täiesti hukas. Mis mõttes? Mina? Et Vello ütleb, et nende generatsioon teised lollisid. Ma ütlesin, et kas see oli jaanuarikuus. Võis olla. Sven Jõgila teab, me olime ühes toas. Mina olin, vaata siis jaanuarikuus oli niimoodi, et tulid liigu meistrivõistlused, Krossist tulid. Oli ju 82. Juurde Nord Adleris. Ja mina osade meestega läksin Moskvasse. Moskvas Kratsku trekil oli maantee jalgratturite mitme sõit treki peal. See vist 5 etappi ja palju oli. Mina läksin osade noortega sinna.
aga siis sina olid ka ju treki peal. ma olin igal pool. ei olnud see jääks. Need tulid. Pruuli oli 82 peest. Meil oli nii võrratu lapsepõlv selles suhtes, et meil oli ju õpetajad ka ju treeninglaagris kaasas, nii et meil olid viied kogu aeg, tulid ja läksid ja meil oli väga hästi kõik organiseeritud. Televiisi küll 82, Lembit oli veel treener, õpetaja. Teile kahtesid kooli mõnele mehele. No kõik, no jah, ega kõik ei saanud täpselt, ma läksin, kui õpetaja saime ja siis läksin poissi vabastama, ütlesin, meil on õpetaja nii ja siis oli Tõnu Roosmäe ema oli 3. keskkooli direktor. Siis läksin sinna, siis direktor ütleb, et aga teil on õpetaja, mis ta 2 kooli saadab. Lembit oli see esimest korda, oli õpetajaks. Mis ta pidi siis tegema, kas 3 välja venitama või? Eks poisid ka mõned mõtlesid, et nüüd saab hinded kirja, eks ole. Aga Lembit oli nii karm, et saatis kohe 2 kooli hinnete lehe pealt. Aga pärast seda oli kõik korras. Kõik mehed lõpetasid koolid ja mingit probleemi ei olnud, kuigi koolis ei käinud. Palju sul, Toomas, sellest laagrites õppimisest meeles on? Raske oli selles mõttes, et kus ikka teed 30-tunniseid nädalaid ja sa pead õhtupoolikul nii-öelda tunde tegema, eks, kus sa kujutad ise ette, et palju sul seda energiat õhtupoolikul alles on, aga kuidagi sain tehtud niimoodi, et meil oli Lembit, Luiga Lemps oli meil ju õpetaja ja ta oli päris vist 3-4 aastat meiega vist või? 2 vähemalt. No ta oli järjest, 81 saime Lembit oma lõpetajaks. 82 lõpetasime juba kooli. 86, kui Eesti noortekoondis ära kadus, kuna üleüldist võistlused läksid noortele spordiühingute vahele, siis Lembit läks ju, siis said kõik Jaan ja need läksid ju Dünamo Cessi laagrisse. Lembit oli seal Dünamos ka õpetaja. Läks teega tuli kaasa. Igal juhul süsteem oli niimoodi, et Lembit õpetas meile 3 ainet, matti, füüsi ja keemiat. Et nagu põhilised asjad, millega nagu meiesugustel kõige rohkem probleemi on. Ja peab tõdema, et nagu ma sain nagu, kuigi ma koolis ei käinud, aga eksamid tegin ära mingisugused. Lõpueksamid me ei õnneks pidanud tegema, aga ülikooli astusin, tegin puhtalt ära tegelikult. Tänu just sellele koolile, mis meil oli organisatsioonile. Reaalained siis, et humanitaarained, need tulid ise, eks ole, õhust armastusest. No see ratturitel on humanitaar suhteliselt hästi käes üldiselt, aga no Raidla oli selline mees, kellel oli koolis õppimise, keemiaga oli tal 3. keskkoolis kogu aeg probleemid ja siis õpetaja andis hinded kaasa, poiss tuli kooli, 2 laagri vahepeal hinded ette ja siis õpetaja ütles, et täna kontrolltöö, et Raidla, et Margus ütles, et mul on see aine läbi võetud juba, kõik see mul tehtud juba, see mul hinded olemas. Õpetaja ütles, et no kui nii, siis on sul asi selge, et sa võid vabalt kontrolltöö ära teha. Raidla tegi kontrolltöö siis 4 peale, siis pärast seda kõiki hakati võtma õpetajad tõsiselt, kui ikka tõesti tulid, eks ole, hinded, mis olid hinded ja see, et ta 2 kooli saatis, oli ka väga suur pluss, eks ole, esimest korda, esimeses laagris. No rivistas ülesse vennad, jah. No hiljem te tegite talle ju spetskoolituse ka ja ega ta ju käis ju ka ju õhtuti õues ja teiega ja eks te ju oskasite teda määrida ka ju natuke ju. Räägi sellest ka, kuidas see oli ikka, me ei tea ju, me olime ju ainult ratta peal. Et õpetajal käsi väänama ei pidanud jah, et seal sai sõbralikult. Ta oli omamoodi meeld, ta oli lõppinud ülikoolis, lõpetanud füüsika, matemaatika ja tegelikult ta tööl polnud kuskil käinud. Ta tõlkis, ise oli ta õppinud saksa keele, tõlkis saksa keelest raamatuid eesti keelde. Ta on nagu vabakutseline oli. Ja kuidas me ta saime, et mul oli 80, oli meil kaasas minu tehnikumis oli keemia õpetaja. Kutsusin selle kaasas, et oli meil jaanuarikuuses laagris ja sellest oli suur kasu ja siis kui 81 me saime rahad taha, et me saime aastaringse töö, siis oli vaja õpetajat. Hakkasime siis otsima, et Rein otsis siis oma abikaasa Tommi ema kaudu 5. koolist ei saanud. Mina otsisin oma tuttavate õpetajate kaudu, kaugõppe keskkooli kaudu, kus ma käisin igalt poolt. No kes tuleb sul aasta otsa on ära? Kes tuleb sul alates detsembrist kuni selle aprilli lõpuni on ära? No ei ole niisugust inimest. Ja siis Kirsipu Rein ütles, et paneme kuulutuse lehte. Kes siin tuleb kuulutusele? No proovime, panime kuulutusele lehte ja siis üks tulen baasi ja Klaassepp ütleb, et oli treeneris Klaassepp, et kuule õpetaja käis.
kandidaat käis. Niisugult oli siis, oli ei rääkinud midagi. No ja siis järgmine päev, et tuleb kell 4 uuesti. Tuli uuesti ja siis poisid olid ka seal ja rivistas poisid üles, siis ta oli konkurentne, korrutas kohe, võtate need asjad kaasa, kõik ta nõukene. Aga kuidas poiste valimine koondisesse tol ajal käis? Et ma saan aru, et siin Tom ja Martin oli võib-olla lihtne kaasa võtta, kui nad seal juba noortetuuridel maid jagasid, aga. No see oli, kui mina hakkasin treeneriks noortega, siis no ega siis kujutage ette, järsku poisid viiakse ära, praktiliselt pool aastat need ei ole, koolis nad käia ei saa. Kes sind usaldas eriti. Aga kuna juuniorid olid suurem nagu kõik Dünamust, siis ei olnud probleemi. Siin Tammesalu tuli ainult Mererajoonist tuli juurde, ega seal rohkem ei olnudki, ülejäänud Dünamo poisid. Aga noorteklassis, B-klass, eks ole, saime Olkunen Dünamust, Kullinn oli Dünamust. Kust veel saada? Siis tahtsin Mererajoonist saada Irdojad. Roosi keelas ära, aga andis Kaarnamets Knuti mulle. Kaasa millegi pärast. Käsi, ja. Pärnust, siis, Pärnust oli ka ju Aivar Murd, kas see? Ei, see tuli hiljem, järgmine aasta. Ja siis mul ei olnud 5. või 4. meest polnud B-klassis, eks ole, ja siis lõpuks siis tuli Mullikas. Pruuli ütles, et kuule, võtta Juudasse Kalevist, ma võtsin Juudasse. No ja siis õnnestuski 4 meest, suvel olid liidu meistrivõistlustel meeskonnasõidus juba 6. Aga Mullikas, kuidas see Mullikas? Tema tuli hiljem natukene. Tema noorte koondise kaudu ei tulnud. Ja kuidas see kõik rahastatud oli tollel hetkel siis? Kuidas palun? Kuidas see kõik rahastatud oli? Ma saan aru, et sa võtsid 4 poissi pooleks aastaks Eestist minema. Tookord oli Dünamost tuli osa raha, olümpiakeskus tuli juba. Kõrgema spordimeestuse kool oli see, kes ühenaga rahastas Eesti koondist. Ja kui sa läksid liidu meistrivõistlusele, siis spordikomitee andis ja need laagrid andis spordikomitee rahad. Kuidas laagrites nii pikalt ära olla oli tol ajal noorena, Tom? No igasuguse lugusid võib sellest rääkida pikemalt, aga ega just hiljaaegu arutasime seda teemat, et mis nagu tänapäevasel mõttes, et just Tõnu Roosmäega käisime nädal aega koos ära nagu muust keskkonnast puhkamas, olime Hispaanias, sõitsime rattaga ja ajasime oma kahekesi ära, aga siis jõudsime sinnamaani, et tol ajal tegelikult nagu et tegevusi, tegelikult me treenisime päris palju. Ma arvan, et nagu 25-30 tundi nädalas äkki või. Ma vaatasin just, et lappasin neid treeningpäevikuid läbi, et see oli nagu 700 kiidlised ja niisugused nädalad olid isegi juba noorteklassis või juba juuniorides. Ja aga mis nagu üks õppimise peale uus aega ja mida me tegime kindlasti päris palju, et võrreldes tänasega, et me lugesime päris palju, et meil oli nagu kamba peale päris palju raamatuid kaasas. Ja see Martin, sa mäletad samamoodi, et meil siin nagu oma raamatud liikusid kogu seltskonna vahel. Ja meil oli kogu aeg tegelikult täiskasvanud meestekondis oli ka. Ehk siis me ei olnud ainult oma vanustega koos, et siis teatud trendid sõitsime ja vanemate poistega kaas. Aga ütleme, kui just laagris olles kõige nagu raskem aeg oli, et peale õhtusööki, siis oli variant, et kas pidi midagi tegema, siis kas olid normaalne või mõnikord juhtus midagi. Nagu näiteks. Mis seal juhtuda ikka võis? Et üks valik on see, et võtan raamatu lahti, loen 40 lehekülge. No ega iga õhtu ei jõua raamatut lugeda ju ikkagi. Vaja klubi ka panna. Ühesõnaga elu vajas ka elamist. Elu vajas ikka elamist, jah. See oli küll väga tagasihoidlik, mina ei märkanud küll midagi. No seda küll, jaa, aga oksjad oligi. No Martin ennem ütles, et ta sai õppetunni kätte, rohkem vahele ei tohtinud jääda. Jaa, ei. Et ühe korra elus see oli kuklas kogu aeg. Põhimõtteliselt vahele ei tohtinud jääda. Kõike võis teha. Aga me ikka ei kuule, mis need kõik oli. No diskoteekade olid ikka väga tihti ikka. Kui diskoteegist rääkides, ma enne siia tulekut lappasin ühte treeningpäevikut huvi pärast ja sattusin sellise koha peal, kus me käisime diskol. See oli Feodosias. Ja see vist oli aasta 83 äkki. Ja me läksime sinna vabaõhu diskole ja lihtsalt läksime sinna ja siis me anti kõigile niimoodi peksa.
ja mis mind, sina ei mäleta, aga ma ei tea, keegi hüppas kadunud Alaraia vist hüppas alla, murdis kannaluu ära seal või mingi jama oli. Aga see oli täpselt nädal aega enne, see oli selline aasta, kus oli siuke liidu mitmepäevasõit oli selline nagu natuke teisejärgulisem. Ja me olime koos, on ju, ma lugesin lugu, fakte, on ju. Ja siis selline lugu, et just vaatan lugusid, et mida ma pidin tegema seal. Ma olin ise nagu peksa saanud korralikult, mul oli väga kehva olla nagu mingi mõned päevad enne tuuri. Siis esimesed päevad nagu kannatasin, siis ma lugesin sealt, et jah, ma pidin Martinit lahti vedama. Aga ta jäi karpi, aga ma lihtsalt võitsin. Vist mitu korda niimoodi. Ja jälle üks päev, jälle ma pidin Martinit lahti vedama. Aga ta ei saanud välja, on ju. Ma olin ise jälle ees. Võt, selline lugu oli. 83 olid juba meeste klassis siis meestega. Aga selline lugu oli, kui sa küsid, mis toimus, on ju. Diskol käisime. Saime peksa. No selge. Inostrantse, noh. Mida treener teinud oleks, kui oleks teada saanud? No mina olin siis noortega, mul olid järgmised noored juba, järgmine punt oli. Aga mis ma, ühesõnaga minul noortega küll, ma ei tea, et mis sellist probleemi oleks olnud. Aga mis ma meeste kohta ütlen, siis 80 aastat, 1980 Rein Kirsipuu läks liidukoondise juurde, tema hakkas rahutuuriks valmist, olümpiaasta oli ja minul jäi siis terve see ülejäänud krempel. Siis osa olid oma spordiühingute üleliiduste juures ja minul olid siis 57 olid seal, Krull oli ja Mitt oli selline mees veel laagri. Siis oli olümpiareserv oli, tookord oli 61 ja nooremad ja siis olid juunioridelt seal veel. Ja siis treeningpäevikud olid kõigil ja iga nädal lõppes ära, kontrollisin treeningpäevikut, vaatasin kõik järgi ja siis Miti päevikust ma ikka nägin, siin oli midagi joonistavad, mingid kolmnurgad sinna kuskile. Siis ma küsin, mis kolmnurgad need on? Siis hakkas naerma teadeks ole. Mis nad tegid, eks nad siis mõne pudeli veini ära jõid, midagi seal. Aga see laagris oleku, kõige pikem laager oli, ma ei mäleta, kas oli 85, mis oli, siis me olime praktiliselt 3,5 kuud olime jutti. Oli 85, jah. 3,5 kuud olime jutti laagris Kesk-Aasias. Aga kuna häid poisse oli nii palju, siis ma tahtsin, et seda rohkem saaks need mehi kaasa sinna. Siis leppisime postiga kokku, eks ole, et lähme, oleme jutti seal. Kõik olid nad nõus, kõik oli maru hästi alguses, eks ole. Piletite jaoks raha ei jättunud. No pileti koitsime kokku, pileti raha oli kõige kallim. 3,5 kuud olime jutti ja siis oli juba spordiinternaat kool. Ma sain osad poisse kõik suunata spordiinternaat kooli ära. Johanson Raivo oli seal treener ja Luussepp Lembit. Ja siis seal käisid juba, Luiga oli kaasas ja siis käisid inglise ja eesti keele õpetajad minust käisid seal kaasast juba. Aga selle laagri koht, ma ütlen niimoodi, olime seal, kas oli Varsop oli see koht, kus Dushanbeest oli 3 kilomeetrit väljas ja siis me ja aga Varsopis elasime seal, vaata. Ja siis seal oli mingi suur tuba oli, kus kõik poisid olid seal seest. Ja siis õpetajad tulid õhtul pärast trenni tulid bussiga sinna, andsid poistele tunnid ära ja mina viisin nad autoga õhtul tagasi sinna, kui tunnid lõppesid. Aga poisid elasid ühes toas ja pesu oli vaja pesta, siis pesunöörid olid tõmmatud üle, kõik niimoodi risti üle toa, seal pesud kõik kuivasid ja samas nad voodi peal istusid, seal õppisid ka muud roomi poolt kuskilt võtta. Ja siis ma mäletan, kus sõitsime tagasi, viisin õpetajaid tagasi ja siis üks õpetaja ütleb, et treener, ma ei tea, kas nendest poistest sportlased head tulevad, aga inimesed tulevad neist küll. Kuulge, ma vaatan, te olete 3 kuud ära olnud ja poistel lumivalged sokid jalas. Päris hea tähelepanu. Ja see oli niuke tähelepanu. Ja tulid ka kõigist kõik. Ma ei tea, et ühtegi poissi oleks oma elu sätta jäänud. Kõik lõpetasid koolis. Võib-olla te teate kedagi. Aga kas valge sokk oli justkui auasi, rattur pidi valget sokki kandma? Muud värvi johtnud olla oli nii. Tänapäeva on igast kirjud, särgid, värgid, aga... Siis oli kohustus mustad kingad, valged sokid, mustad püksid. No mõnel oli ikkagi valge soki peal mõni triib ka, kas punane. Aga läksid käest ära keerata, vähelt minu aeg käest ära keerata, ei tohtinud olla. Valged sokid oli ikka koosuslik, aga mul on selline... Nad olid moes ka muidu käia need. Mul on lihtsalt selline lugu ka juhtunud, kui ma olen juhtunud ma olen isegi olnud 2 armees, et on Nõukogude armees ja sisevägedes, eks nagu
siin, kes varasemad aegu mäletavad ja siis mind nii-öelda varastati ära, armee varastas mu ära 82. aastal ja mul õnnestus armee meistrivõistluste nii-öelda mandaatkomisjoni, siis kutsuti kõik võistkonnad sinna nagu ritta, küll istusid maas, kus nagu ohvitserid, seal käis siuke nagu registreerimise protsess käis selline. Ja ma mäletan seda, et kõik need kutid, kes seal olid, meil oli nagu nii-öelda Balti ringkonnast. Ja siis üks ohvitser vaatab nagu umbes nii samamoodi kaugelt. Hakkavad irvitama, mis nad irvitavad, et seal armee sõduri vormid olid kaasas, võidusõidule pidin võtma, et pidid sõduri vormis olema. Kõik kutid istuvad niimoodi, et saapad jalas ja kas pükste alt tulevad valged sokid välja sõduritel. Päris hea, aga diskol käisite siis selleks olid riided kaasas või mindi sõidukingades ja sõiduriietes või dressides? Me ikka normaalsed olid. Ikka olite normaalsed ja ei pidanud lolli mängima. Ja kus tolle ajal see... Me olid kindlasti paremad ketsid kui kohalik ja sellest me olid ikka natuke... Spordimehed. Jah. Aga kuidas spordiga tolle ajal tasustatud oli? Et juba meestekoondisesse Tom jõudsid elas ära selle rahaga, mis tuli? Me vahetasime talongi, maksime altkäemaksu kelneritel ja meil tolle ajal, kui see olümpiaspordikeskus tekkis, siis meil oli päris head nagu me raha ei saanud, aga toidutalongid olid päris korralikud, vist oli üle 10 rutsi päevas on ja siis ma mäletan ei, me saime 11 oli isegi rohkem. Ja siis kommenteeris 5-70 siis. Ja siis oli see, et... Mina mäletan, oli 5-20. No igatahes me... Sinu ajal tõusid või? Igatahes ma mäletan, Tartus oli nii-öelda laagris ja siis Kaunase nende kelneritega tegime diili, eks ma maksime mingi 10-20% neile ja saime sullis tagasi. Nii käis. Kuidas see Tolongi teema oli kogu aeg või vahepeal Vello seal läks ka päris summade peale? No talongid olid kogu aeg ja kui me olime kui olime laagrit, siis nagu talong ei olnud tavaliselt, see olid lihtsalt olid lauad kaetud, läksime sööma, aga me pidime maksma sisse, siis sinna said kassaorderi, siis sa pidid võtma poiste käest allkirja, siis pärast tegid akti selle peale. No meil oli veel hea, suured Nõukogude Liidu teised vabariigid käisid kõik ülekannetega, küll ei laekunud raha, aga meil oli ikka, läksid laagrisse, siin oli kott üle õla, see oli 16 000 oli taskus, siis magasid 3 ööd päeva selles Tomodedo, mitte Tomodedo, vaid Tomodedo oli hea. Lennujaamas, lennuilma ei olnud, siis ööse magasid peldiku kõrval, seal Pravda oli all ja siis see kott 16 000 oli selline väänle all, eks ole. Aga alates 89, kui tuli see koondis Eesti Sport, siis läksid kõik lahti, siis tulid suuremad rahad Moskvast tagasi. Meie hakkasime palka esimest korda saama treenerit, mis hakati, kogu aeg räägiti, et treener on tähtis kuju spordis, hakati mist lugu pidama, hakkasime raha saama ja toiduraha tõusis 12 rubla. Ja enam ei olnud vaja kuskile, võitsid sularahas maksta, võitsid ainult poiste käest allkirjad. Ja võt siis oli elu. Läksime laagrisse, näiteks Halodne Retskal olime, võtsime poisid ja leppisime kokku, et on ainult see kinnine, tavaline menüü, mis on ette nähtud, kus me elasime ikka tookord juba partei keskkomitee puhkekodus ja niisuguses kohtades. Ja ülejäänud siis toit, mis oli vaja, läksime, sõitsime turu peale, mis tahate, ostsime kõik asjad, pernid, ploomid, mandariinid, apelsinid, küüslaukud, taigekse, meed, kõik asjad, igasugust küpsised, mis tookord saada oli ja siis need olid kilekotid olid meil mingi 40-liitrised plastikust läbipaistvus, need olid siis võtsime omale nii-öelda lukstoas, elasime 3 seal ja siis seal olid kõik asjad sees, poisid õhtul tulid kilekottiga, siis ladusid omal täis, siis läks asi juba paremaks. Nagu lill. Siis oli, meil oli profimeeskond täielikult. Mina mäletan küll, keskkooli viimas klassist Dünamo maksis mingi spordimetoodiku palka või värki, ma mäletan, käisin Pikal tänaval ja andsin allkirja, ma ei mäleta, oli see 40 või 50 eurot, vabandust, rubla ja no kui spordihing maksis tööraamat oli isegi kuskil, mul on see veel alles. No ja oot, see oli parem sõna, jah. Poisid saidki, nagu tookord saidki ikka oma spordiklubist Antinele, ühenaga, olid nad instruktor või kellegi nad olid tööl, tavaliselt instruktorid, maksti palka ikkagi, eks ole.
Okay. Ja mis selle Insebergi tuuri ajal menüüs oli, kus rääkisid, et siis sai turu peale minna kõike osta, aga Insebergil siis pakuti sardelli ja kartulit või nii hästi ei läinud? Umbes jah, ega meil oli ju oma kokk oli seal, kes siis midagi vaaritas kokku seal. Mina mäletan selle kultuurimaja kõrval oli mingi muu maja, kus oli söökla ja kõik klubid olid seal. See oli kolm korda päevas oli sardell. Ja seal oli sellised toredad need kandikud, mis lõhnasid väga naljakalt alati ja seal ladusid täis seal ja 3 korda päevas. Ja see oli täitsa piisav, mis sai. Ja ma ei tea, kes selle kinni maksis, igast oraldajad või mis seal oli või oli meil klubid või? Omad klubid maksid kinni või spordiühingud, eks võib-olla küll, jah. Aga esimest korda meil oli, siis oli Insebergis, siis oli söökle koha peal, eks oli esimene aasta. Seal oli oma kokk, laagri kokk. No siis ma käisin veel algkoolis. No okei, et ja siis kui võistlused olid, siis mis sul taskusse läks seal tavaliselt? Rosinad olid, meil oli ikka rosinad. Rosinad ja vahvel. Vahvel oli põhiline. Küpsist. Ma arvan, et kõik Eesti ratturid on söönud nii palju vahvlit, kui ükski teine inimene ei ole söönud. Ega nad rohkem vist ei taha enam süüa ka, ma kardan. Ja piisas ühest pudelist, sest disko peal oli piisavalt õlut tarbitud, et väga edeliku probleemi ei olnud. Selles mõttes, et õlu oli väga tehka tolla ja. Ega seal Kesk-Aasias väga õlut ei tahtnud, see ei olnud hea kvaliteediga. Aga mis seal diskol pakuti siis? No seal oli ikkagi Ubina kokteilid, hiljem kujunes selleks nimeks Ubina kokteil, vaata. Paned õunamahla ja viinuskat peale ja vastupidi. Jah, või vastupidi ja 50-50 või 50-60, kuidas keegi kannatas. Aga kui lõpusaks Vello treeneritel seal jaanipäeval Insebergi tuuri korraldades läks, et eelmine aasta näiteks Kuremaal 50 Tartu noortetuur toimus, siis Andri ütles ka, et see on ülioluline osa, et treeneritel tuleb üks õhtu kokku kutsuda, et nad ainult oma lastega selle tegeleks ja omavahel ka suhtleks, selline vabamas õhus mängisime jalgpalli ja tegime lõket ja sai ka grilli tehtud. Et mis menüü siis oli seal jaanipäeval, et mis tol ajal võimalik oli pakkuda? See jaani õhtu siis tegime lõkketule ja kui mina olin, ma räägin ainult 75-ndast, mis ma olin, eks ole, et tegime Mähejärve ääres, tegime lõkketule, toorime ka viinerida midagi saime seal ja õlled ja istusime, ega seal midagi erilist ei olnud. Aga kui ma hiljem kuulsin seal, et seal üks aasta oli olnud niimoodi, et poisid olid omaette ühesõnaga jaanilaupäeva õhtul ja siis selle kommandant oli Kukk Andresse, tema vend oli Kukk Jaan ja too elas üle mäenurga seal 1,5 kilomeetrit. Aga need kohalikud mehed, kõik me suhtlesime, need aitasid meil igal asjal, eks ole. Ja siis Anno läksid siis, Jaan kutsus jaanitulele. No ja siis Anno siis ruttu mõtles välja, tegi voodilina lõikas sealt niukse pooleks, tegi sellest lipu, joonistas kuke peale, see pandi varda otsa ja siis kõik see seltskond, ukrainlased ja lätlased ja eestlased, kes olid need teenendav, need marssist siis lauluga üle selle mäe läksid jaanitulele Jaani juurde niimoodi. Aga see oli nagu väga tähtis see jaaniõhtu seal. Aga mina tean küll, et meie seal küll MSK poistega ühtegi alkohoolset jooki sel ajal küll ei tarbinud. Tulla aega täiesti. Insebergi tuli kohe raudselt kohe. Me ei nuusutanud, me ei teadki, mis asi see on üldse. Ma kuulangi see jutt, et ma noorte klassis küll ei mäleta, et niisugust jama oleks olnud. Ja ei olnud, mõni segas kellukest õllega pooleks, seda küll juhtus nii mõnel mehel, aga see oli ka kõik. Tookord õlut ei saanudki juua, see võttis kõhu lahti. Aga kellukesega oli päris hea. Disko oli ikkagi tantsimiseks. Ja sa pidid ise veel sebima selle partneri, sa pidid kummardama ja hiljem lugesid need korvid kokku ja ega see ei ole nii, nagu tänapäeval lähed ja Kesk-Aasias oli niimoodi, seal me nägime seda esimest korda, kuidas see õige disko nõnda nimetatud käib, mis on nüüd siia ka tulnud. Jah, et seal on kõik puntras koos, vaata. Aga siis oli ikka tegemist. Poisid olid ühe seina äärest, tüdrukud olid teise seina äärest. Ja, ei, see ei olnud nii sama, et ma mõtlen Otepääl vähemalt ja Tartus ka seal selles ülikooli klubis ja No selge, ma ei oska siia kommenteerida. No siin ei olnud siis ja sina juba tulid ja olid kõigil juba näpud püsti. Ja. No siis oli ikka 2 tantsuli
kohustuslikud, siis saatsid tütarlapse tagasi, kus sa nagu ära võlusid ja nii see asi käis. No selge, kiirteit. Aga see oli, etikett oli selline. No kuule, kui Martin Rattaga sõitis ja tüdrukud tegi tee ääres. Ja. Tüdrukud tulge kõik Pärnusse. Ei no need on teised jutud. Ei no keegi pidi nalja ka tegema, vaata, muidu nad ju mõtlesid ainult rattasõidust, vaata. Jah. Kui palju sa Tom rattasõidust ainult mõtlesid tol ajal siis, et milline see siht silmes oli? Tol ajal juba seda Insebergi tuuri sõitsite, siis mis oli see väljund, mis oli see eesmärk tollel hetkel ühel noorel sportlasel? Kuhu te mõtlesite välja jõuda või mis see siht silmes oli? Kui sa ütled, et laagris juba lammutati 30 tundi trenni teha, siis pidi ju miski asi motiveerima. No, tahtsid kogu ikka mingisuguse koondisse saada, see on ainuke värk ja nagu, nagu väga suur motivatsioon oli see, et tahtsid kogu väljamaale saada. Aga see tuli muidugi hiljem, aga minu tutvus esimest korda 82, et ma olin veel juunior. Sain juunioride koondisega, käisin esimest korda väljas. Aga see oli selline kõva motivatsioon tol ajal. Kuhu kohta siis minek oli? Ei, ma kõigepealt esimene kord, kui üldse väljamaal käisin Soomes, oli see selline naljakas sõit, et see Dünamo sõita, see Vene Rattaliidu president Sossoev, kes oli tol ajal ka UCI asepresident. Tema kutsuti, see Simo Klimtševski kutsusti sinna turu kriteeriumile. Ja siis võeti kaasa kaks Dünamo noort, üks oli mina ja siis oli Karo Karagassian, üks Armeenia kutt. Ma sattusin nagu täiesti, see oli täiesti müstika, ütleme. Napid 18 sattusin sellise kohta ja siis natuke mingi 6 aega hiljem olin liidu noortega olin Ungaris mingi võidusõidul. Aga välismaale minek niimoodi oli, siis valuutat oli või oli ka mingi list kaasas, et mis sa sealt tagasi pead tooma või midagi välja mõeldud? Ma ei tea, mingit raha ma sain sealt igal. Päeva raha länd. Jah, ma plaadid ostsin ja ise ostsin kella ja ma ei tea, mis ma sain. Aga hästi oli kõik. Uhke värk oli, jah. Rääkides reisimisest välismaale minekust, kas Allan Oras on siia jõudnud või ei ole? Ei ole, jah. Et meil siin pidi Randast kaugelt jõudma kohale, Allan kohale, aga ju see lennuk ei ole maandunud sellisel ajal, nagu oleks sobinud. Aga ma räägin väljamaasõidust seda, et meie Eesti, see 81. aastal meie punt oli nii hea punt, eks ole, et see jäi liidus ka silma ja see Korunov oli liidukoondise peatreener, see käis ikka küsimus, eks ole, et teil on nii peenikesed vennad, eks ole, hiilenki, et kuidas tuul ära ei puhu küljetuulega tee pealt selle koolinoorte tuuri peal. Ja siis meile anti Austria sõit. Ma ei tea, kas mäletate, pidime minema Austriasse juba kõik, mind instrueeriti juba ära Tallinnast seal ja Vainul oli vist autoinspektsiooni ülem tookord, pidi tulema nagu esindajaks meil ja läksime siis Moskva komsomolitsi, läksime Moskvasse juba kõik ja sealt pidime sõitma Austriasse võistlusele, Lintsi. Ja siis vahetult enne seda öeldi, et ei. Mingid Armeenia jalgpallurid olid kuskil käinud ja mingi asjaga hakkama saanud ja panti meie jaoks piirid kinni ja meid ei lastud mitte kuhugi. See oli niisugune pauk meile kõigile, eks ole, et poistele eriti kujuta ette oma pundiga oleks saanud Austriasse sõitma minna. Nojah, siis see oli, ma saan aru, et see oli ikkagi selline kõik see kõige, et välismaale minek. No välismaaga seoses tuleb see, kui me eelmist lugu kuulsin, kui Miku ja Laasju rääkisid oma Vietnami muljeid. Siis tuli meelde väga sarnane lugu, kui olime Eesti koondisega mingi aasta olime Ungaris ja siis me olime ikkagi, nende jaoks olime venelased, ega midagi ei olnud teha. Aga siis esimene päev oli mingi kriteerium, siis tehti vinisid, niisugused peidetud vinisid nagu need üllatusvinisid, kus punkte ja sekundid sai, mida ungarlased ainult teadsid. Ja siis me kaotasime tolle päev. Järgmine päev oli mingi teise linna sõit, ma mäletan, ja oli just tuul ja siis me... See oli vist 87 aasta. Ma ei mäleta. 4-päevane tuur oli. Ja iga see lugu oli see suhteliselt koomiline oli see, mis välja tuli, eks. Et oli niimoodi, et oli tuul, algu oli metsa vahel ja ma vaatasime, et nii, et siin varsti lõpeb ära see asi, et siin saab veel nalja.
aga me olime meeskonnasõidus, me olime nagu tol ajal tegime nagu hommikusöögiks ja õhtusöögiks, et 100 kilti meeskonda, see oli selline. Te olite vist hõbemedalile tulnud või pronksile liidumata pärast jagu. Suhteliselt tugevad, aga siis oligi see metsa vahel. Ma mõtlesin, et vist varsti saab läts, et läheme ette, hakkame sõita. Hakkasime pundi tõmbama. Ma tean, see Ungari tüübid hakkasid, irvitasid taga, mingid tehti nalja meie üle. Ja siis lõppes metsa ära. Ja siis oli vaata 2 venda sõid kaasa meiega. Ja siis me vajutasime sellise normaalse tempoga ja siis ma ei tea, kes meil seal taga sõitis. Sina olid jah. Kui üks vend oli. Üks keeras kraavi, kukkus pikali ja jäigi sinna. Siis üks vend võtsime ta kaasa, tegime ruumi. Me oleme 4 ja siis see juhtus niimoodi ja tegime selle käisime finišis, jõudsime duši all ära käia. Kõik riided seljas ootasime umbes pool tundi ja siis tuli punt. Ütleme see hea võrdlus eelmise loo selle Vietnamiga seoses tuli selline lugu asi meelde. No ma olin seal poistega kaasas ja seal oli küsimus oli sellest, tema kriteeriumiga oli niimoodi, et me küsisime, et kuidas kriteerium on. Kas on niiviisi, et vahevinist punktid liidutakse kokku ja on võitja või on viimase vinissi võitja on võitja. Ja siis mul tõlk oli see Loorand oli kaasas, see kuulus ära, on nagu kriteerium ikka on, et kui punkt liidetakse kokku. Pärast öeldi, et on teistmedi, nad tegid kogu aeg petti ja siis oli, me tahtsime, et me ei hakka neil liiga tegema, aga et Riho võidaks tuuri. Kõik, mängime selle peale, Suuna Riho võidaks tuuri, las nad sõidavad koos tõimad, ärme liiga teeme. No ja siis oli üks etapp, kus Riho vist võitis etappi ära. Vahevinistitega oli, vahevinistid olid ära ja siis ütleb, et ma võtan protokolli kätte, et kuidas tagad vahevinistit, see on preemia sekundid ju. Me otsustasime täna, et me anname auhinnad täna. Vaat selline asi käis. Ja siis oli üks etapp oli niimoodi, et Riho võitis etapid, nad tõuseb liidriks. Ja pandi etapi võitjaks, pandi Olkonen vist seekord. Mis vahe teil on siin on, eks ole, siis me tegime selgeks, ega seal ei saanudki sotti. Ja siis oligi see, minu arust oli, sina mõtled metsavahe, mina mäletan, et linnast läksime välja, start oli kohe, viimane etapp oli. Tigedalt kohe läks välja, tuli küljetuul ja siis te hakkasite andma. Mul on nii meeles, kuidas aeti hulga aega, aeti taga, et aeti siis lõpuks kukkus ära. Ja siis üks vend läks, kukkus sinna, raavi. Ja siis üks sai lõpuni, see istus ainult taga sinna, et tulid tussi alt tagasi, siis tuli järgmine punt tuli. Ja neil oli veel niimoodi, et kui poolel distantsil mingid oma reeglid tulid 15 minutit kaotavad liidritele, siis need võetakse maha. Pool tuuri pidi katkestama täitsa kohe, eks ole. Ja lõpuks oli ainuke auhind läks parimal ungarlasel läks, eks ole. Okay. Nad tegid ikka kogu aeg niimoodi, sest enne kui me sinna tuuri peale läksime, seal oli üks see oli 81, kui poisid olid ennem käinud, suure karikas niuke oli. Siis viimasel minutil saad telegramm, et tulgu noortekoondis. Läksime meie. Siis oli niimoodi, et nad olid nii tegedad, siis sõitsid Usin ja Joosep ja Veeranda sõitsid seal. Nad olid nii tegedad meie peale, siis oli lõpupankett oli, üks hobuse raua kujuline oli. Seal ees istusid siis asjamehed kõik, eks ole. Kivivello spordikomitee esimees Tartus, see oli meil nagu esindajana kaasas, siis siin istusid treenerid, mehaanikud ja seal istusid siis, ma ei tea, kes seal olid, kõik reas, võib-olla olid osa sport, ma ei tea, kes määleta. Ja veinid olid laua peal ja siis tuldi veinipudeliga, kallati minule ja Kivivellole kallati klaas pokaal veini, aga Kalle oli mehaanik, Kallele ei kallatud. Siis Kalle tõusis järsku püsti niimoodi, niukse nõu, tõusis püsti, läks sinna bosside lauata, võttis 2 pudelit veini niimoodi, tuli, pani enda ette maha sinna, eks ole. Piinlik natuke, aga parast neile koramus, eks ole. Mul tuli veel Insebergi tuurist meelde üks süke tore, autasudest ja värgidest räägiti, 79 aastal mäletan, et peaauhinnaks oli, teate mis asi üldse oli? Karikaks oli igavesti rändav ja nii ja naa. Aga Aavo Pikkus oli pannud välja auhinna. Mis see võis olla? Mis te arvate? On kellegi ideed? No tuleb mõni või?
Škodaga ta käis Saaremaa või selles Krossi võistlustel, ma mäletan, et tõstis mootoril oli midagi viga, tõstis mootori pagasnikust välja, putitas ja pani tagasi. Räägi auhinnast. No mis on kellelgi ideid, mis ta võis panna? Kaardilugeja. Nii, mis variandi teil on? Ei, tegelikult Aavo Pikkus oli ju mitmeid tuure läbi sõitnud, ehk siis rahutuuri meeskonna liidrisärgi, sinise särgi, kus oli rahutuvi mõlema õla peal ja selja peal. Nii et võt siuksed toreda särgi sai. See oli inspireeriv auhind tookord. No, ma ei teadnud sellest midagi, ma tean, et ma selle seal võitsin üld autasustamisel ja sellega ma ikka purjetasin päris pikalt. Esimesel tuuril sa tegid ise Tamme-Pärgasid veel etapivõitjatele, mis seal veel auhindadeks jagati, on sul meeles? No oligi niimoodi, õng oli näiteks mõni etapp oli õng ja niimoodi, eks ole. No mis me saime osta, pisipudi, ega ei olnudki midagi osta, niisugused suveniirid ja niisugused pisiasjad, aga kõigil oli hea meel, kus sa midagi saidki, eks ole. Ja Tamme-Pärg oli võitja juba suur asi ja lõpus sai võitja treener sai pärjad, et olid pisarad silmas kõik. Ja ma tuleks selle kohtunike töö juurde ka tagasi, kui sa rääkisid siin, et te vahepeal ei teadnud, kohtunikud pidid hääletama, et kas finišijoon oli enne või peale seda ülekäigurada siis ja ungarlased tegid nii nagu soovisid. Kui palju tol ajal võistlustel seda juhtus juba eliitklassis, et see kohtunike tegutsemine võib-olla oli kallutatud sinna suunda, kus võistlus toimus, et nende sportlaste kasuks, või seda väga ei olnud või palju seda segadust üldse oli? Mina ei mäleta, reeglina ikka oli korrektne kõik. Ma ei tea öelda. Mina mäletan küll. Okay. Vilniuse 4 päeva sõit oli, läksime sinna sõitma, siis oli niiviisi, et proloog oli. No ma ei mäleta täpselt palju aega oli seal 5 kilomeetrit, kas aeg oli midagi, kui leedulased korraldasid, kui leedulane finisseeris ja aeg oli näiteks 7 minutit 35,8 sekundit, siis ümardati 35 peale. Aga kui eestlane või lätlane tuli ja tema aeg oli 35,2 sekundit, siis ümardati 36 peale. Niisugused vahed olid. Pluss sellele, kui ma ise veel sõitsime mingit sõitu, siis oli Poola tuuri, aga mäletas, leedukad panid meil elama mingisuguse noorte mingisuguse laagrisse, kus voodi lõppes siin jalgaga all ära. No mina iga mäletan, ikka tehti sooki küll. Tähendab, kas nüüd kohtunikud nägid või näinud, aga autot kasutati tuuleefekti jaoks, et teatud vennad said eest ära, teatud aeg sõitsid tuules ja võta sa neid kinni. Et sellised asju oli korduvalt. No nüüd sõidavad niikuinii autodega. No nüüd sõidetakse niimoodi, isegi kui helikopter on sul pea kohal ja lükkab sind vaikselt edasi, et kõiksugu jutte tehakse seal. See sama 85 aasta, kui ma ei eksi oli või oli varem, olime Kesk-Aasias, olid võistlused seal Berganast kuskil ja siis Olkonen Indrek tuli minu käest midagi küsima ja ma keerasin akna lahti, pani ukse peale korraks käe, ma võta ära, tõmbas kohe ära, no nagu elektrilöögi oleks saanud, nii tõmbas ära. Pandi trahv kohe pagu pealt. No jah, ega see ikkagi maksab kätte, kui vales kohas, vales riigis, valel võistlusel lähed kogemata teed mingi liigutus ära, et seda on tänapäevalgi näha Belgia klassikutel, kui sobiv jooksikute grupp eest ära saab sobivate belglastega, siis imekombel need kaamera motomehed ikka väga lähedale sinna jooksikute grupile lähevad ja siis taga kõva ammine käib kohtuniku auto juures, sest teised spordirektorid seda telekast näevad ja siis seal üritatakse korrale kutsuda, et olen kuulnud, et see pidi lausa auasi olema veel Belgias siiamaani nendele motikajuhtidel, kes rohkem omasid kuskile on saanud tõmmata, et üritatakse ikkagi veel teha neid liigutusi, et see, eks ole inimese natuuris natukene sees. No seda juhtus üks aasta Tartus ka. See oli, no kui võib rääkida, jah. See küll ei ole nüüd Insebergi tuuriga seoses. Seal oli nii, et kui see Tartu rattaralli hakkas, kõigepealt me sõitsime Piritalt ratastega Tallinnasse, Piritalt Tartusse ratastega ja järgmine päev oli linna vahel kriteerium Toomemäel üles alla.
mäletate, oli siuke tore võitlusõit. Tom, sina mäletad väga hästi, sa vist, kui ma ei eksi, olid teine, sest sa olid suunaga eest ära, mina tahtsin kätte saada, aga Aavo Pikkus sõitis 0 ees autoga. Ja no pärast kurvi on ju hea, kui sul on auto ees ja sa saad jälle ennast käiba tõmmata. Ja mina teid kätte ei saanud. Mina mitte midagi ei mäleta. Mina mäletan. Ma olin ju taga, sa olid ees. Ja Pikkus tegi seda nii perfektselt, et olite nii nagu liimitud sinna taha, hops, peale kurve. Oleks pidanud õigel ajal ära sõitma koos meiega. Ei no nipp oli igasugused, aga ma räägin, et seda tuuleefekti, seda oli. Seda saab kasutada küll. No, ma toon näiteks 86 olid liidu meistrivõistlused, paaris sõidus olid Sevani ääres, seal oli 2 rida ühtepidi, 2 rida teistpidi, Haljassala vahepeal. Ja Aivar Murd ja Olkunen lõpetasid teisena. Ei, kolmandana ikka, ja. Ja siis liidu koondise teine paar võeti maha, sest nähti pealt, et rahvbuss sõitis vastas suunas külje peale, aga tuule pool ilusti seal ees, eks ole. No ja siis, kui läksime protestima, siis tuli liidu spordikomitee esindaja, ütles, et no mis te jamate. No, see oli liidu koondise mingi teine treener, kes seal oli selle bussiga, sest need olid minu arust olid ukrainlased, eks ole. Et kuidas tema nüüd veab teed, eks ole, noh. No, aga hakkame siin siis vaikselt seda podcasti osa täna kokku võtma. Igal juhul meil Rattalõvi tiimiga on olnud väga põnev hooaeg, et ma kasutaks seda võimalust siin ära, et tänada siis Toomas Oljumit ja Reigo Ahvenat, Kristo Envaga, Jaan Kirsipuud, mehi, kes kõik on aidanud siin seda podcasti läbi viia ja ka Eesti Jalgratturite Liitu, kes on tugeva õla alla pannud siia, et meil oleks võimalik neid salvestusi teha ja super, et meil 10. osas sellised lood olid, mida täna kuulda saite, et natuke vabamas vormis ja natuke võib-olla põnevamad lood, mis oli siis. Ja loodame, et seda samust Insebergi tuuri nüüd vaimu siis Tartu noortetuur edasi kannab ja et loodame, et sinna seda lugu jätkub, et Andri Lebedev suudab seda ilusti edasi viia ja kutsun siin juures kõiki endisi siis Reinbruuli õpilasi üles ja neid rattapoisse üles, kes kunagi on sõitnud Insebergi tuuri või Tartu noortetuuri, Andrile appi tulema, et seal ikkagi see eelarve kokku saaks ja et Andri tänapäeval kapsaid kõplama minema ei peaks, sest selle eest enam seda raha kokku ei aja, et mis Vello tee omal ajal, et võtsite ja tegite lihtsalt ära ja panite poistega tuuri käima, et loodame, et nüüd see tuur ilusti edasi läheb ja me siin kambakesi kõik ka abis saame olla, et kes millega, kes nõu, kes jõu, kes mõne hea kontaktiga, et aga igal juhul see tuur edasi võiks kesta veel vähemalt sama kaua, et seda Eesti rattaspordi kasvulava meile tuua siia ja kasvatada, et ja nagu siin Martin rääkis, et see on elamus, see ei ole ainult üks tuur, aga see on elamus terveks eluks. Ja saaks neid seda mõne etapigi noortetuuril viia Otepääle, et see oleks ülilahe, kui see võimalus tekib, et praegu on olnud erastart Pukas. Nii palju on seal käinud. Väga tore. Ja muidugi mina tahaks ka oma poolt rääkida, et mitte ainult Pruuli, vaid ka meie MSK-d eeskujuks tuua see Mererolli spordikool, et see oli ka uskumatu klubi, et kus oli küll ka noorteklubi ja need Elvi ja Rein Roosi, mis toredaid inimesi ta ühendas ja üles kasvatas, et üks, kes meil siin tänagi oli väga andekas õpilane, palju medaleid võitnud oli meie Enn Veskimägi näiteks ja see viimane, seal oli mõnigi sai ka profileeriv hiljem, aga see
põhilugu on ju veel siin, et üks vend hakkas ka profis teatud ajast, et võttis töölt, lõpetas töö tegemise ära ja hakkab profiks järgmine aasta 2026. Kas te olete kuulnud MSK õpilasest nimega Urmas Karlsson? Olete kuulnud? et meil oli selline tore. Aplodeerime Urmasele. Selline tore, et ta nüüd selle amatööri lugu lõppes ära, ta pidi tööl käima. Uuest aastast on siis, ma ei tea, mis klubi see on, aga see on üks äge klubi kindlasti saab tulema. Kuidas Vello sinul oli, et kui sa tööl käimise ära lõpetasid, siis mis profiks sina hakkasid? Kuna sa mõtled, kui ma... Pensionile, kui nüüd, kui pensionikka jõudsid, et... Oi, mul on maakoht, seal on iga päev on midagi teha, et seal ma ei tahagi Tartus olla, seal on igavaks olla. Aga nüüd ma hakkasin jahimeheks, nüüd ma olen jahimees. Poisikesena olin ka kõva jahimees, eks ole. Kui ma olin 12 kuni 15, siis ma olin kõva jahimees, aga siis olin nagu salakütt, nagu öeldakse, eks ole. Aga nüüd ma alates, kui ma 60 sain, nüüd ma olen ametlik jahimees, eks ole. See on nüüd hobi. Üks hobi peab inimesel olema. No jahi õnne siis sulle, Vello, ja igal juhul olen kindel, et uuel aastal uue hooga ja Rattalõvi on jälle eetris. Kuulmiseni. Tänud.